korrutise abivalemit avaldiste tegurdamisel. Vaatame, kuidas töötavad korrutise abivalemid siis, kui meil on eesmärgiks avaldise tegurdamine. Tuletame siinkohal meelde, et tegurdamine tähendab korrutiseks teisendamist. Näiteks, kui me vaatame arvulist näidet, 10 võrdub 2 korda 5, võib väita, et meil on arv tegurdatud, meil on esitatud korrutisena. Järgmisena siis tegurdame mõned avaldised. Esimene näide, olgu avaldiseks m ruudus pluss 16 miinus 8m. Paneme tähele, et see ruut3 on valemi a miinus b ruudus 1/2. Praegu see on siis meie kirjas parem pool. Ning praegu liige m ruut vastab liikmele a ruut näiteks, võib ka b-le, siin ei ole vahet järjekorras. 16 on siis b ruut ehk b on 4 ning nüüd jäi kontrollida, kas siis juhul, kui tõesti meie väidame, et a on m ja b on 4, kas siis kahekordne korrutis nendest annabki meile 8. Tõesti, 2 korda m korda 4 on 8m, seega võib väita, et meil on tegemist vaheruudu valemiga ja meie saame ta kirja panna kujul m miinus 4 ruudus. Ja kuna esialgne eesmärk oli antud avaldise tegurdamine, siis näitame, kus kohas seisab see oodatav korrutismärk. m miinus 4 ruudus ei ole midagi muud kui m miinus 4 korda m miinus 4. Vaatame veel ühte ülesannet. Olgu meil vaja tegurdada avaldist 16 x astmes 4 y ruudus miinus 81 a ruut. See avaldis ei ole midagi muud kui kahe avaldise ruutude vahe, nimelt esimeseks liikmeks, mis on tõstetud ruutu, on 4 x ruut y ja teiseks liikmeks on 9 a ruut. Ja nüüd ruutude vahevalemi järgi võime kirja panna, et 4x ruut y miinus 9a korda 4x ruut y pluss 9a on täpselt sama, mis ka esialgne avaldis. Ja jällegi me oleme tegurdanud, me leidsime selle koha, kus on teatud korrutamine, et korrutamine on siin. Ning kolmas ülesanne. Tegurdame avaldist 64 u astmes 3 miinus v astmes 6. Paneme tähele, et nüüd meil on kahe avaldise kuupide vahe. Nendeks avaldisteks on 4 u astmes 3, eks ole, ja miinus v astmes 2 ja astmes 3. Ja nüüd siinkohal tegurdamiseks kasutame kuupide vahevalemit. Vastavalt sellele valemile võib öelda, et a on meil praegu 4 uut ning b-ks on v ruudus. Kasutame seda valemit, saame. See on 4 uut miinus
V-ruudus, see on esimene sulk, korda, meie eesmärk ongi korrutiseks teisendamine, korda, nüüd valem ütleb, et esimese liikme ruut, meil on siis 16 U ruudus, edasi valem ütleb, et nüüd on korrutis A korda B, meie juhul see on 4 U V ruut ja nüüd kolmas liige, mis on puudu, on B ruut ehk siis V astmes 4, sest lihtsalt V on või lihtsalt B on V ruudus. Tõstame ruutu ja saame V astmes 4. Oleme tegurdanud, me näeme, meil on teisendatud korrutiseks ja seega ülesanne on täidetud.